tere! Täna räägime siis ruutvõrratustest. Nii, video alguseks siis mainin siis video eesmärgid, mis on siis, et osata ruutvõrratuse mõistet selgitada, osata ruutvõrratusi lahendada ja teada ruutvõrratuste omadusi. Nii, ruutvõrratused siis esitatakse normaalkujul sellisena, kus siis a ei võrdu nullina. Ruutvõrratused võivad ka esineda selliselt. Ruutvõrratuste lahendamiseks peab lahendama ruutvõrrand, skitseerima funktsiooni graafiku ja leida, kus funktsiooni graafikult on väärtused positiivsed ja kus negatiivsed. Siis meil on paar reeglit ka, et kui a on positiivne, siis graafik avaneb ülesse ja kui a on negatiivne, siis graafik avaneb alla. Alustame näite ka siis nüüd, et meie esimene näide on siis x ruudus miinus 2x miinus 15 on suurem kui 0. Esiteks peab selle tegema siis võrrandiks ja nüüd selle võrrandi lahendama. Võrrandi 0 kohad on siis miinus 3 ja 5. Nii, lisad siis arvteljele miinus 3 ja 5. Ja kuna ruutvõrrand on siis graafikult parabool, siis siia sama peab joonestama siis parabooli arvteljele. Ja nüüd pead siis määrama, kas see on negatiivne või positiivne. Ja seda saab nii teada, et see, kus see joon on siis x-teljest allpool, on siis negatiivne. Ja kui joon on siis x-teljest ülevalpool, on siis positiivne. Vastus peab olema siis positiivne. Nii et kõik see lahendi hulk asub siis siin. Viirita selle ära ja kirjuta siis lõplikult, et lahendi hulk kuulub siis miinus lõpmatult miinuse 3-ni ja see on siis ühendis ka 5-st lõpmatuseni. Ümarad sulud, et see tähendab siis miinus 3 ja 5 ise ei kuulu lahendi hulka. Teeme siis veel üle näite. Miinus x ruudus pluss 4x miinus 3 on väiksem või võrdne nulliga, nii et nüüd on meil mitterange. Teeme siis selle ka võrrandiks. Ning nüüd leiame uuesti siis 0 kohad ülesse ja need on siis 1 ja 3. Asetame need siis arvteljele 1 ja 3. Ja kuna see on mitterange, tuleb uuesti siis kandilised jooned, aga sest see on negatiivne, see a, see on miinus x2, mis on siis tehniliselt miinus 1 x2, aga me seda ühte ei kirjuta, nii et see avaneb alla ja näeb välja siis sellisena. Nüüd sama asi uuesti, pluss miinus ja nüüd otsitakse siis negatiivsed, nii et viiritad siis siit. Ja kirjutad siis vastuse, et x kuulub miinus lõpmatusest 1-ni, kandiline sulg, siis ühendi märk, kandiline sulg uuesti, 3 kuni lõpmatuseni. Ja siis veel ühed reeglid, mis me vaja teada kindlasti, on siis, kui diskriminant on positiivne, siis võrratusel on 2 0 kohta. Kui diskriminant on võrdne nulliga, siis võrratusel on 1 0 koht. Ja kui diskriminant on negatiivne täitsa, siis 0 kohad puuduvad. Ja kui keegi ei tea, mis see diskriminant on, see on siis see b ruudus miinus 4 korda a korda c. Toome veel näite nüüd. Me näide on siis x ruudus miinus 6x pluss 9 on suurem kui 0. Teed selle võrrandiks. Ja kui sa lahendad seda, siis sa saad teada, et on ainult 1 0 koht, sest diskriminant on võrdne nulliga. Asetad selle arvteljele, selle 1 3, sest see on ruutvõrrand, see ikka joonestab parabooli, aga ainult 1 0 kohaga, sest kõik peale 3 on positiivses. Meie lahendi hulk on ka siis positiivne. Ja lahendi hulgaks siis x kuulub siis miinus lõpmatuses 3-ni
mis on siis ühendis vahemikuga 3 kuni lõpmatuseni. Ja seda võib ka niimoodi kirjutada, et kõik reaalarvud peale 3 kuuluvad siis lahendi hulka. Siis tuleb meil üks viimane näide tänaseks, siis tulevad pärast seda ülesanded. On siis x ruudus pluss 4x pluss 5 on suurem kui 0. Teed selle võrrandiks ja kui sa arvutad selle, siis sa näed, et diskriminant tuleb negatiivne, mis tähendab, et 0 kohad puuduvad. Ja teed siis arvutelje ja kuna meie see A on positiivne, siis see parapool avaneb ülesse ja see lihtsalt hõljub seal arvutelje peal, sest see ei ole 0 kohti. Ja kuna lahendi hulk on siis positiivne, siis uuesti, seekord on lihtsalt kõik reaalarvud vastus. Võrratusmärk oleks nagu väiksem kui 0, siis meil ei oleks vastust ja vastus oleks tühi hulk. Nii, alustame siis esimese ülesandega. Võite nüüd ise lahendada. Enne vist ka, aga nüüd soovitan rohkem. Nii et pange video pausile. Võrratus on siin. Lahendage ära ja vaadake, kas tegite õigesti. Nii, aga ma alustan nüüd. Saab nii ka teha, et kui keegi ei viitsi seda lahendada aeg, et võite sulgudesse panna ja et sa saad kohe leida 0 kohad kätte, et x1 on siis 6 ja x2 on -1. Ja lisad need siis arvuteljele, -1, -6, sest see on mitte range, tuleb kandiliselt, avaneb ülesse, see on positiivne x ja paned plussi miinused peale. Näed, et otsid miinusega, nii et -1 6 on siis lahendi hulk. Kirjutad välja ja see ongi siis vastus. Nii, teine ülesanne. Pange uuesti pausi peale. Siin on teie võrratus. Palun väga. Ja ma hakkan nüüd nii-öelda lahendama. Nii, 0 kohad on siis 1 ja 3. Lisad need siis arvuteljele, mitte ranged on ju. Paned ilusa parapooli, avaneb alla, sest see on negatiivne. Paned need plussi miinused peale. Näed, et pead otsima plussi. Viirutad selle plussi osa ära ja leiad, et lahendi hulk on 1 kuni 3 ja ümarad sulud, sest 1 ja 3 ei kuulu. Nüüd on siis ülesanne 3. Selline ruutvõrratuse süsteem on siis kaks süsteemi, kus mõlemad on siis ruutvõrratused. Nii et veidi keeruline tundub teile võib-olla. Pange ennast proovile ja lahendage ära. Kui teil on õige, siis tubli töö. Ja ma hakkan nüüd lahendama. Et teed siis mõlemad võrrandiks. Ma tegin nii, et ma tõin siis sellele esimesel, panin siis sulgudesse ja siis selle teise ma tõin tundmatud ühele poole ja numbrid teisele poole. Nii, et ma saaksin kohe 0 kohad kätte, on siis 0 kohad 3, 2 ja siis selle teisel on -2 ja 2, sest see on ruudus. Ja teed siis kohe arvutelje, paned esimese selle süsteemi 0 kohad, need on ranged. Saad oma parapooli, teise jaoks on siis mitteranged, -2 ja 2. Avaneb üles, on ju. Ühisosa on siis -2 ja 2. Ja lahendi hulgaks ongi siis x kuulub -2 kuni 2-ni. Mõlemad on siis kaasa arvatud. Võid mõelda, et ühes punktis on siis mitterange ja range. Kui see on ühisosas, siis see on ikka lahendis ka. Nii, kokkuvõte siis, et ruutvõrra lahendamiseks on vaja lahendada ruutvõrrandi, skitseerida graafik, leida positiivsed ja negatiivsed väärtused. Ruutvõrratuse lahendid sõltuvad diskriminandist. Kui ruutvõrratuse ruutliige on positiivne, siis graafik avaneb ülesse ja kui ruutvõrratuse ruutliige on negatiivne, siis graafik avaneb alla. See on minu poolt kõik.
aitäh kuulamast ja kohtumiseni!